Siga hakkab kauboiks. Ühel hommikul otsustas siga veidi värsket õhku hingata. Ta ronis sulust välja, sörkis õue ja süganud selga vastu laudaust, märkas korraga pesunööril kuivavat kübarat. Siga tõusis tagajalgele ning tippis kikivarvul pesuplatsile. Kübar oli imeilus, lausa vastupandamatu. Siga tegi vallatu hüppe ja naksas kübara lõugade vahele. Ta uuris seda igast küljest, isegi nuusutas korra. Ei tea, mis sorti kübar see on, arutles ta leidu pähe sobitades. Järsku mustkunstniku oma. Ta koputas sõraga vastu kübarat, et ühtegi küülikutega tuvi ei ilmunud nähtavale. Äkki on kübar rikkis, nurises kärsnina. Korraga ta nägu selgines. Talle tuli nimelt mõte, et tegu võib olla nähtamatuks tegeva kübaraga. Eemalt lähenes jalgrattal postiljon ja siga otsustas kübara võluvõimed proovile panna. Ta ootas, kuni postiljon kuuldekaugusele jõudis ning siis hüüdis. Tervekest postiljonisaks, mis leht ka kirjutab? Valimised on tulekul, vastas postiljon. Vaatas imestunult ringi ja märkas siis kübaraga siga, kes aiaväraval muretult jalgu kõlgutas. Oi päratu pärgel, röögatas postiljon kohkunult ja põrutas jalgrattal otse Sireli põõsasse. Ka siga hiilis minema. Ta kartis õigusega, et saab postiljoni käest riielda. Pealegi oli talle tulnud uus ja huvitav idee. Mis asja see postiljon rääkiski, tuletas siga meelde. Või valimised? Arvan, et minulgi on ülim aeg valimistest osa võtta. Saan ülemuseks ja hakkan elama laia elu. Ja ta seadis sammud kanakuudi poole. Ikka selleks, et enda valijatele nagu kord ja kohus tutvustada. Valige mind ministriks, kisas siga kummuli keeratud ämbri peale ronides. Siga ministriks, elagu minister siga. Ka, häälitsesid kanad heitunult. Valige siga ja te ei kahetse. Aga, mis loom see minister on? Mis tööd ta teeb? Minister teeb tähtsat nägu ja sõidab ametiautoga ringi, kuulutas siga uhkelt. Aga, mis siis kuukest saab, kaagutasid kanad. Aga, mis ametisse sa tema paned? Hakaku kah kanaks, arvas siga. Kitkume tal sabasulgi vähemaks ja ongi korras. Ega siis kõik ei saa ministrid olla. Seda ei oleks ta tohtinud ütelda. Vähemalt kuke kuuldes küll mitte. Kikas saputas sõjakalt tiibu, kires valjusti ja virutas seale valusa vopsu kuklasse. See ministriamet ei ole üldse mõnus, leidis siga vihase kuke eest põgenedes. Ja tundus, et kübar temast ministrit ei tee. Ent siga ei heitnud meelt. Ta kõmpis edasi ning ei pannud tähelegi, kui jõudis paksu metsa. Seal aga kohtas ta hunti. Ruiks! Luksatas siga ning tõmbas kübara kähku silmile. Hunt ei tundnud kübarakandjat ära ja kohkus. See on vist kauboi, kiljus ta ja silkas 1004 võpsikusse. Kauboil on ju revolver. Hea, et ma nii karmi tüübi käest tulema sain. Nüüd muutus siga väga rõõmsaks. Ta võttis kübara peast ja lausus. Minust saab üks hiiglama vahva kauboi. Hirmutan hunti ja püüan postiljoni lassoga kinni. Kauboi oli tõesti tore olla. Hoopis etem kui nähtamatu või minister. Siis noppis ta maast kullerkuppu, pistis selle kübaralindi vahele ja kepsles tuldud teed tagasi.